keeran siit laualambi endale näkku ja hopp, maailma kõige lihtsam YouTube'i setup on selline. Tere kõigile, Marko siinpool ja täna vaatame seda kraami, millega ma neid videosid filmin. Neid videosid, mida te just vaatate. Ja otsustasin selle video teha sellepärast, et need, kes ei ole kunagi videosid teinud, mõtlevad, mis mul ikka vaja selleks on võib-olla ainult telefoni. Ja need, kes on proovinud siis videosid teha, siis selgub, et need videod ei tule hästi välja. Nii nagu ka paljud minu videod ei ole hästi välja tulnud, eriti alguse poole olid nad väga õnnetud. Ja ma tõesti üritasin neid parandada ja ma arvan, et nüüdseks ma olen neid ikkagi parandanud sellisele tasemele, et neid kõlbab vähemalt vaadata. Kas nad huvitavad on ja kas nad kedagi huvitavad, see on ise küsimus, aga ma loodan, et nad on vähemalt vaadatavad. Ja sellest räägibki järgmine video, mida teil on vaja, et teha vähegi vaadatavaid videosid. Nii neile, kes tahavad teha soodsama hinnaga, tõesti väga väikse raha eest normaalsed videosid, või siis ka neile ehk midagi leidub, kes mõtlevad, okei, kulutan natuke rohkem, et kas siis läheb ka asi paremaks ja tulevad videod paremad. Vaatame seda, mida mina kasutan ja räägin oma muljeid juurde. Ilmselt see video on väga pikk ja ma tõenäoliselt teen selle vähemalt 2 osaks. Ma loodan, et mitte 3. Et tuleb 2 osa sellest videost. Üks on siis, mis räägib mobiiliga filmimisest, nii-öelda kui setup teha. Ja teine on siis, kui millegi muuga kui mobiiliga vähe kallima setupiga filmida, et näitan teile mõlemas variandis seda, et mul on need olemas siis ja kasutan. Siin laua peal on üsna kõvasti igasugust manti ja ka laua kõrval ja igal pool mujal on veel igasugust manti. Ja see on sellepärast, et minul on olnud videote tegemiseks oma soov või oma nägemus, kuidas ma neid teha tahan. Olen tahtnud teha videosid sellisel viisil, et see oleks võimalikult kompaktne, võimalikult lihtne kaasa võtta, võimalikult vähe jamamist, kiirelt transporditav, kerge. Kõik sellised asjad on olnud väga oluline eesmärk nende asjades ostmisel, mida te siin laua peal näete. Ja lähemegi siis asja juurde. Ütleme, et esimene video tegelikult ma arvan, et ma teen lihtsalt ülevaate. Ja siin huvitamatest asjadest ma arvan, ma teen põhjalikumad ülevaated. Mul on olemas ka nende asjade unboxing videod. Ma ei tea, kas kõik alleski on, aga ma vaatan, äkki enam-vähem või vähemalt mingid pildid nendest. Kes tahab endale mõnda asja osta, siis teen ka põhjalikumaid ülevaateid, et võib-olla on kellelegi abiks ja näeb siis neid asju kui lähemalt. Aga praegune video tuleb ülevaatlik video ja lühidalt kirjeldan siis. Esimese asjana võtaks ette valgustuse, sest see oli minu videotes esimene probleem, mis mind ennast kohutavalt häiris. Valgustus siin, nüüd see peaks ka kaadrisse mahtuma, ta on praegu madalaks lastud siis. See on nüüd LED-valgustid, akude pealt toimivad, 2 akut saab järgi panna, väga mugav, varuakusid, reguleeritav valgustus, keeran kõrvale, et ta silma ei paistaks sinna kaamerasse, saab teda reguleerida eredust, valguse tüüpi, kollast, valget valgust, põhimõtteliselt küünlavalgusest kuni siis milleni, päevavalguseni. Jätame ta põlema, tõstan ta siia kõrvale. Valgustus on tegelikult üks olulisemaid asju, mis teil osta tuleb. See ei pea olema selline suur ja lahmakas valgusti, nagu minul on. Minul on asjad ostetud selle oma eesmärgiga nii-öelda. Mina kasutan nii valgusteid kui kõike seda muud manti mitmen otstarbel. Ja tegelikult saab osta väiksemad valgustid, põhimõtteliselt 25 euroseid, mis sobivad näiteks kas lihtsalt filmimiseks või ka YouTube'i videode tegemiseks täiesti kõlbavad. Et pole mingit probleemi üldse. Aga minul on siis sellised eraldi video teeme, nagu ma ütlesin hiljem. Et valgustus, ja see on tähtis asi, sest et muidu on videod pimedad. Mul siin alguse videod, mis vähem, mis rohkem, on tõesti pimedad, mõnda on halb vaadata, mõnda natuke parem, et see on nagu probleem. Et kindlasti mõelge valgustuse peale. Kõige lihtsam viis, pöörake nägu akna poole, filmiga aknast tuleva valgusega. Edasi, mis on mikrofon. Teine asi, mis mind muidugi häiris,
mitte nii väga, aga kui ma sain aru, mis vahe on siis mikrofoniga ja otsesalvestaval videol, nii kui mikrofoni järgi ei ole eraldi mikrofoni, siis noh, mikrofon oli järgmine ost kohe, sest kaja ja noh, heli oli halb ikkagi. Ma alguses vaatasin, see heli ei ole nii halb, aga no oli ikka küll. Nii, mikrofon, üks on mul küljes, kõige lihtsamat tüüpi mikrofon, kõpsin, et juhtmega ja mingi pikk juhe järgisin, ma ei tea, mitu meetrit, 3 või 5 või palju seda juhet siin on, piisavalt, et odav lahendus, mingi, ma ei tea, 15-20 eurot põhimõtteliselt ja saate endale mikrofoni tegelikult. Siis kaamera küll käib mikrofon, neid on erinevaid tüüpe, kes millist tahab. See on nüüd nii-öelda suundmikrofon kaamera peale. Siia ta käib, plõks. Ja selline nii-öelda vlogeri varustus ongi kaamera ja selline mikrofon. Kui te tahate filmida näiteks kaugemalt, sest selle mikrofoniga kaugelt ei filmi, siis on vaja juhtmevaba värki. Ehk siis saatjat ja vastuvõtjat. See käib siis teile külge ja see käib siis kaamera külge, mingi kaamera varustuse külge. Väga mugav, no põhimõtteliselt mitukümmend meetrit eemalt. Kui teil on olemas mingi valgus, kas või tõesti korralik lamp, nii-öelda mingi tavaline lahe lamp või mingi asi, ajab asja ära ja mingisugune mikrofon, see mis mul küljes on, nagu ma ütlesin, mingi 15 eurot. Selline mikrofon, siis te saate teha videod, mis on piisavalt valged, et on näha teid või siis asja, mida te filmite ja ka heli on kuulda, kui räägite sinna peale. Kui te tahate muidugi rääkida, kui te ei tee mingit, ma ei tea, mingit lihtsalt muusikat ei pane taustaks näiteks. Edasi, kõige lihtsam on filmida telefoniga. Ja telefoniga filmimisega on üks asi. Ka mina teen oma paljud filmid, nimetame neid ikka videoteks. Paljud videod teen telefoniga, ka need, mida te siin YouTube'is näete. Enamik neist on tehtud telefoniga lihtsalt sellepärast, et sellega on lihtsam teha neid videosid, et lihtne, kerge, kompaktne, väga mugav. Aga telefoniga videote tegemisel on üks probleem ja probleem on selles, et telefonide video kvaliteet on tegelikult natukene kehva. Kui tahate saada sellist, ütleme nii, et korraliku kvaliteediga videot. Jah, iga telefon teeb videot, nagu te teate, aga osad telefonid, kui te olete video ära teinud, siis te näete, et kurat, see video on kuidagi halva kvaliteediga. Sõbral või kellelgi on hulga parem see video, et milles asi on? See on kinni kaamera selles hinnast, telefoni hinnas ütleme nii, et kallil telefonil on hea kaamera ja kui te nagu plaanite teha oma videosid telefoniga, siis te peate ostma kalli telefoni. Telefoni, mis maksab 500 eurot ja rohkem ja te peate eraldi tähelepanu pöörama sellele, et ta teeks häid videosid, et ta fokuseeriks hästi sellised asjad. Et on telefonid, mis teevad väga häid pilte, aga video on kehva. Et see on igaühe vaatamise ja otsimise koht, millist telefoni ta kasutab, aga olge hoiatatud. Odavad telefonid 200-300 eurot teevad kehvad videod, 500 ja rohkem eurot, siis enam-vähem juba saate normaalse videokvaliteediga telefoni endale. Aga samas see on kõik ühes seade ja te ei pea rohkem mitte midagi põhimõtteliselt juurde ostma peale siis mikrofoni ja odava valgustuse, et veel võib-olla 50 eurot kulutama. Ja oletegi omadega mäel esialgu. Üks asi muidugi veel, mille pealt te filmite. Telefoni käes hoida, suht mage, kas niipidi või niipidi. Ja sellega on ka see asi, et tagumine kaamera on alati kvaliteetsem kui esimene kaamera. Et mõttekas oleks tegelikult filmida niipidi. Aga see on keeruka muidugi. Saategi oma video tegelikult tehtud, kui teil on olemas normaalne telefon, enam-vähem, mis vähegi normaalse video teeb. Telefon, siis mingi valgus, ma ütleks 25 eurot täitsa piisab, siis mikrofon, 15-20 eurot samamoodi ja mingisugune jalg. Näiteks mingi selfie stick, veel 15 eurot juurde. Ütleme sisuliselt seal igal juhul alla 100 euro, 50-60 eurot ja te saate endale tegelikult tehnika, millega te saate teha täiesti normaalseid YouTube'i videosid või siis mis iganes muid videosid. Selle selfie sticki
ülevaate ma ka kunagi tegin. Ma ei ole seda kunagi kasutanud teile YouTube'i videote tegemiseks, aga tegelikult sellega saab neid väga hästi teha. Mingit probleemi selles ei ole. Siis panete paika, mida te filmite ja ta filmib täpselt. Kui te tahate liikuda, siis peate niipidi filmima või käest filmima. Ja tõesti, kõige lihtsam varustus. Selline mikrofon siia külge muidugi kuidagi ei sobi nagu hästi, aga natuke mingisugune selline väiksem, lihtsalt juhe siit jookseb tagant teile rinna peale. Väga normaalne, ma arvan, et selline lahendus väga ja väga mõistlik. Teha soodsa hinnaga videosid. Mina alustasin oma videosid väga lihtsalt. Minul olid esimesed videod on mul tehtud DJI Osmo pealt ja mobiiliga. Ja väga hea. Aga tegelikult mul ei olnud seda vaja. YouTube'i videote jaoks ei olnud mul seda vaja. YouTube'i videote jaoks piisab sellest. Kui ma metsas ringi ei jookse kuskil, siis palun väga. Olemas. YouTube'i setup olemas. Keeran siit laualambi endale näkku ja hopp. Maailma kõige lihtsam YouTube'i setup on selline. Lamp ja mobiil ja statiiv. Ja kui ma olen piisavalt lähedal, siis mul ei ole ka mikrofoni vaja. Ma ei tea, pooled mu alguse videod on tehtud ilma mikrofonita ja saab hakkama ju. Pole suurem asi, okei. Aga ma sain hakkama ja saate ka teie hakkama, et pole mingit probleemi. Et selline kõige lihtsam setup. Ja kui vaja võib kätte võtta, aga nagu näete, kohe hakkab käes kõikuma. Kui käes tahate filmida, siis soovitan mingisugust gimbali kindlasti. Ja arvutis olev tarkvara. On ka mobiilis olevat tarkvara, millega saab teha, aga ma ei ole kunagi proovinud. Minul on ostetud eraldi arvutisse siis tarkvara, millega ma siis teen neid edit. Kuidas need YouTuberid ütlevad? Editin videosid, mis kõlab muidugi väga imelikult ja kuidagi. Aga millega ma videosid lõikan? Et ütleme siis ka eesti keeles mõne sõna. Nii nagu oleks õige. Vaat nii, mul hakkab tunduma, et see video läheb väga pikaks ja võib-olla ma pean selle tegema veel 2 osaks. Eks see paistab. Tasub siis mõelda selle peale, millist setupi tahate teie teha.